on 22. veebruar, ma pakkisin juba ilusti oma kohvri ära ja olen valmis, et homme tagasi reisida Tallinnasse. Et ma jõuan homme hilja õhtul ja homme ma kohe Versut ei näe, aga ma lähen 24. ehk teisipäeval kohe teda vaatama. Ma olen väga-väga elevil, sellepärast et loodetavasti ma saan nüüd Versut hakata tagasi töösse tooma, ehk Versust saab uuesti ratsahobune, kui tal tervis lubab. Ja siis ma olen vahepeal ostnud varustust juurde natukene, et teda rehabiliteerides ma teen mingit hooli, siis me vaatame ta dieedi üle, veel mingid momendid, igatahes võtan teid sellele väiksele seiklusele kaasa. Eks mul on Tallinnas mingeid muid asju teha, sõpru näha, perega aega veeta, aga põhiliselt ma ikkagi filmin hobuse contenti. Nii et hope you enjoy it. Ma olen kodus, natukene lobisesin oma emmega ja need on kõik minu pakid, mida ma vahepeal hobusele tellinud olen, ja tegelikult veel üks asi on tulemas paari päeva pärast, ma loodan. Tell me why? Ma isegi ei mäleta pooli asju, mida ma tellinud olen. Sorry, Timo. Aga jaa, ma teen homme unpackingu. Vaatame, mis ma siis kokku tellinud olen. Ja siis homme ma näen Versut. Täna on 24. veebruar, head iseseisvumispäeva. Esiteks ma ostsin kuldsed 3-osalised oliivid. Mul Vers tegelikult käib ainult mingi periste ja pulksuulistega, sellepärast et ta nagu läheb konkreetselt ratsme taha, aga ma tahaks proovida 3-osalisi, et vaadata, mis ta neist arvab. Ja ma tahan kuldset värvi, sellepärast et mul on ühed valjad, mis on kuldsete panneldega. Need on muidugi Miklemid ja Miklem talle otseselt ei meeldi. Aga tuleb testida, vaadata, ma ei ole kindel, mul on nii palju erinevaid suulisi, mul on 3-osalised oliivid Sweet Ironiga, see on see sinine siuke magusmetall, siis mul on 2 hours later. Ja võib-olla mul on veel mingid suulised. Ma ei mäleta. Igatahes, mul on terve kollektsioon oliive ja nüüd apparently tee suulised. Mulle räigelt meeldivad PSO Sweden asjad ja siis ma sain endale selle südametega valtrapi eelmine aasta ja siis mul on üks hästi tore sõbranna, kes kogub nagu PSO Swedeni asju. Shout out to Pillerin ja siis tal oli selline braubänd üle ja siis ta saatis mulle selle. Ma saan seda ka varsti kasutada. Oh my god, mul on nii äge komplekt nüüd koos, et see valtrap ja pluss see otsmikuri. Aitäh, Pillerin! I really like it. Mäletate, eelmises vlogis ma näitasin, et on ühed balance padid. Well, võib-olla me täna katsetame, võib-olla ei katseta, võib-olla täna on liiga palju asju, mida on vaja teha. See on päris decent. Ma ei tea nagu mis paksusega või kuidas nad peaks täpsemalt olema. Neil on erinev paksus ja siis vastavalt nad teistmoodi vahetavad tasakaalu. But it doesn't matter. Neid on 2 tükki. Ehk siis korraga ma 4 kappe päris ei tee. Et ta teeb kas ainult esiotsa, ainult tagaotsa ja paari minuti kaupa, kui ta on üldse suuteline. See on kusjuures väga raske trenn hobustele. Ja teades, et mu hobune ei seisa, siis see võib päris keeruliseks osutuda. Ma tellisin Versule Forsweari drylineri 50 grammi, mida ma olen ammu nillinud. Tamiros oli korraks soodukas ja siis ma tellisin ära, sest I have no self-control, kui asi puudutab tekke ja head varustust. Oh, Jesus. Okei, palju asju. See on Harris Horse'i saapakott pluss kaskakott, 2 ühes. Ja ma tegelikult juba ammu tahtsin seda. Ma
ostan alati hobusele varustust, siis ma mitte kunagi põhimõtteliselt ei osta seda, mida mul on actually vaja. Nii et see oli Soodukaga. HKM soodusmarket, see on või Helgetmar soodusmarket, ma ei tea, ärge küsige. See oli väga hea hinnaga. Ma olen ammu tahtnud, nii et kõik oma ostud ma justifyin alati sellega, et hea hind on. Ma tahtsin veel ühed nöörpäitsed Versule. Ja ops, siin nad on. Klassikalised mustad. Mul on olemas pruunid ja mul olid ühed lillad. Aga need nüüd on Eliise kasutuses, sest talle väga meeldisid mu lillad päitsed. Nii et ma ostsin endale nüüd mustad. Mul on tegelikult Tallis ka veel üks asi, mis ma ostsin hobuhooldusest, mille üle ma olen väga excited. See on Absorbiina kuiv šampoon, mis pidi ülihästi igasugust revedat asja hobusel nagu välja võtma ja mina ei saa Versut talvel pesta. Ja mul ei ole võimalust seda kuivatada, sest tal on takoi talvekarv. Nii et ma ostsin kuiv šampooni ja siis ma teen ta natukene korda, skraabin täna teda. Ja mul tegelikult tuli meelde, et ma tahan mõned asjad maha müüa. Peaks valtrappe maha müüma, aga nagu ma ei saa. Mul on nii hea kollektsioon ja ma ei ole nõus. Ja mulle meeldivad ilusad asjad ja see on probleem, aga ma ei ole nõus. Ja siis on mõned kingitud valtrapid ja ma ei ole nõus neid ka müüma, sellepärast, et mulle meeldivad need ja need on hea meeldetuletus nagu minu sõpradest ja asjadest. Ma olen lihtsalt hoarder. Ma lihtsalt kogun asju ja ei viska minema. Vaatasin natukene rohkem seda kotti, et ma jooksin sellest teemast suht kiiresti üle. See on mega äge kott. Nagu mulle räigelt meeldib see detail siin, et see on nagu jalutusnöör põhimõtteliselt ja see kaskaasi, see käib siin 4 kinnitusega kinni, aga nagu I love it. See näeb nii stiilne välja. Damn. Fashion icon. Well, I'll be damned. Mu hobune, eks ole, lõhkus oma eelmise teki eest ja mu lainer läks samamoodi. Selle peaks ka parandusse viima. Kas see on minu oma? Oh my god, kui palju asju mul on. Jesus. Ma ei tea, millest alustadagi. Fuck. Suht külm on ja ma siin natukene sorteerisin asju ja ma mõtlesin, et ma ikkagi ei lähe täna ratsutama, ma ei hakka riskima. Mõtleme välja kohe, mis ma saan teha, mingid asjad peab koju võtma, midagi peab pesema, midagi peab siit müüki panema, igatahes ma on mega palju asju. Nii et ma hakkan tegutsema nüüd. Pidin näitama kuiv šampooni siukse. Kristiine, mu sõbranna soovitas mulle seda. Nii et proovime järgi. Vaatame, mis see pärast teeb. Aga seda arvatavasti pärast trenni. Ja probably ma filmin Versut teloga, mitte kaameraga. Sest ma ei julge seda kaasa võtta, eriti kui ta peaks mingi hullu panema. Kurat, mind ei ole nii ammu siin olnud, et ma ei mäleta. Päitsed, need ei ole meie omad. Kus on mu hobuse päitsed? Olemas. Jesus! Oota. Kes siin on? Hello! Tere! Lambad on pisikeselt puhkusel. Oh my god, I'm so excited! God, ma näen oma hobust. Vorstik! Vend on jälle šokis. Jälle see eit. Veers! Isegi, ei, vaatab ikka mu poole. Päris valge maa on. Natkane lai. Tere! Ma näitan teile oma hobust. Kus ta on? Aga minu nägemine ei olegi midagi toredat. Tööd ja vaeva. Oi, issand. Tööd ja vaeva. Oi, mu hobune tuleb mulle vastu.
Tšau! Kes on mu suksu? Hello! Hi! Teki lõhkuja. Tšau! Ma olen väga happy, as you can see. Oh my god, see on mu parem käsi ju. Hello! Oh my god, miks sa lõhud kõiki oma tekke? Halloo? Ta on siit ka kõike hammus. Oh my god. Kas see hobune kunagi lõpetab asjade lõhkumise? Hobune secured? Oh my god. Oota su kõrv ju. Ära. Traditsiooniline sital käimine. Ta teeb seda alati. Miks sul kõik tekid ja asjad lahti on? This horse. Ta alati mõtleb midagi välja, mida teha oma tekkidega. Ma ei saa aru, kuidas ta viitsib pidevalt midagi välja mõelda. Huvitav, kas ta seisab, kui ma panen talle balance padid või? Hästi! Anna jalg. Ops! Hästi! Tubli! Ja anna see. Hästi! Tubli! Ei, need lambad on ikka poole õudsemad, et nendega tuleb tegeleda, mitte keskenduda, et mis sul kappede all toimub, eks ole. Siin on tal jälle need mingisugused nahaasjad. Pesin teda eelmine kord pidi nagu paremaks minema, aga kurjam ei läinud. Ma ei tea. Tundub, et vist peab ikkagi teda ära pügama. Kas või poolikult. Aga kus ma teda pesen selles miinuses ja kus ma teda kuivatan, on muidugi hea küsimus. Härral on väga huvitav. Siin on lambad. Ja sa oled neid muidu varem ka näinud. I'm just saying. Lähme vaatame, mis saab trennist. Täna on paljajalu. Ma ei saa näidata, aga jah. Täna on Versu paljajalu. No Versu, issand, kui jängses. Nii hirmus. Lähme. Tegime väikse koorde. Minu anklid külmusid ära, sellepärast, et mul ei olnud obviously õigeid saapaid kordetamiseks paksu lume sees. Aga, on the bright side, Vers oli mega nice, jooksis oma tempos, vaatas ise jalgade ette. Liikumine oli päris decent, aga tegelikult liikumist kõige paremini ikkagi näeb nagu liiva peal, aga it's okay, me saame hakkama. Nii, jah. Ja oled nii cute. Oled, jah. Ta oli täna tegelikult mega tubli. Juu. Sain need pandud talle. Vaatame, kas ta püsib ka. Natukene ei ole kõige ideaalsem. Mis sa teed? Ei ole ideaalne, aga vähemalt ta seisab. Which is nice. Kuulge, talle tagumistega väga meeldib see värk. Nüüd uuesti proovime esimestega. Äkki nüüd ta püsib paremini. Mis sa ütled? Draakon oled, jah? Nii, Versu on ära pakitud. Aga see, et ta tegi nagu tekid katki, see tegelikult ei ole hea, siis see tähendab, et ma pean tekke talle juurde ostma, kui see hooaeg lõpeb ja ma ostan põhimõtteliselt iga hooaeg tekke, sest ta A lõhub või B ta kasvab välja, seekord ta lõhkus ära eelmise teki. Kanda lõhkus ja kanda kasvas välja. See oli napikas. Mul on käes veel üks purgand. Ja
su päitsed ära. Palun, tubli poiss. Ilus poiss. Tšau. Have fun. Nii, ma olen vahepeal tegus olnud, ma pesin oma ratsasaapad ära, mingid valjaosad, ma pesen ühte lainerit, mis läheb müüki. Ma pean hakkama garaažis vaatama, et mida ma saan müüki panna. Nii, et ma kohe lähen vaatan, mis seal on. Siin on mega palju asju. Nii, ma hakkan kohe sorteerima ja võtan need asjad, mis lähevad nüüd müüki, sellepärast, et mul ei ole neid vaja enam. Okei. Millest ma alustan? Damn. Ma panin mõned asjad müüki. Üks tekk on juba läinud. Nüüd võib-olla lähevad kohe kaitsmed. Panin oma võistluskaitsmed müüki ja eelmises vlogis proovitud need noorhobuse kaitsmed, mis sobisid Versule. Panin need ka müüki. Võistlusasjad, et ma otsustasin neist lahti öelda. Natukene nukker on, aga nii ta tihti kipub olema. Täna sätin veel mingisugused asjad, pesen midagi ja homme äkki lähen ratsutama. Võib-olla sadulata. Väga ekstreemne. Sest ma tahan veel talve nautida. See on juba õhtu, aga ma mõtlesin, et ma annan natukene tagasisidet selle kohta, mis maastikul toimus ja mis täna toimus. Igatahes ma ei filminud end maastikul sellepärast, et Vers oli räigelt, ta oli selline vastik, veidi. Nagu kuidas öelda, et ta oli mega tubli ja samas ta oli mega imelik. Ja ma pean testima, milles nagu täpsemalt probleem on. Tal on tekkinud mingisugune nagu lamatise või mingi hõõrdumiskoht vasakul küljel. Ma pesin selle ära ja ma arvasin, et nagu sellega piirdub, sellepärast, et pärast seda, kui ma pesin ära, see oli fine. Aga nüüd see tuli tagasi ja ma arvan, et sellepärast, et tal on see hõõrdumise koht ja tal on sealt ebamugav. Siis ta on nagu imelik, kui ma temaga ratsutan just vasakust küljest. Mu hobune on täielik müstika, aga on the bright side. Käis külas mu sõbranna ja ta on ka sadulapassja. Shout out to Hanna. Ja siis ma olin mingi, hei, kuule, mu sadul on veel müügis ja särki-värki, aga ma tahaks mõnda sinu sadulat proovida. Versule, et mulle tundub, et minu sadul jääb probably kitsaks. Proovisime siis Versule minu sadulat ja veel paar tükki. Me leidsime nagu sobiva laiusega ja sobiva ka paneelikujuga ja opsti, see on täpselt sama raamimudel, mis on minu sadul, mis on müügis, aga ta on lihtsalt natukene teistmoodi tehtud, ta on sügavama istmega ja seal on nii-öelda upswept panel, ehk see paneel läheb nagu ülespoole. Ma olen mingi kas selles ongi case? Tegime proovisõidu, see oli siis õhtupool. Vers oli täielik idekas, ei ühtki probleemi nagu sääre peale, ei ühtki reageerimist, ma olen mingi okei. Et nagu kas mina ajasin teda niivõrd siis tasakaalust välja, et reageeris selle sääre peale, ma ei tea. Aga see on see rehabiliteerimise nagu rõõmud ja valud. Järgmine plaan on see, et ma proovin seda sadulat. See mulle väga meeldis. Ma lambist oskasin selles istuda, mul on hästi suur probleem. Suurem osa sadulaid mulle ei sobi, sest mul on hästi pikad jalad. Ja leida nii-öelda etteulatuva hõlmaga sadul on põhimõtteliselt ebareaalne. Sadul, mida ma praegu proovin, on päris decent. Et ma proovin, sõidan, vaatan, kas see sobib hobusele. Ma väga loodan, et see sobib, sest jah, see ei ole pruuni värvi, mis ei ole ideaalne, aga vähemalt kui see hobusele sobib ja mina püsin seal päris hästi ja saan oma tasakaalu saavutatud, no problema. Et ma hea meelega võin osta siis sellise sadula talle. Nagu ideaalis ma kunagi tahaks uhiuut, muidugi Stübenit, Phoenixit või mitte uhiuut, aga vähe kasutatud, aga me teeme kõik hobuse järgi siin majas. Kui hobusele sobib, siis me ostame. Ja that's it. Versu peaks nüüd saama massaaži, siis ma reedel lähen
tegelikult klippari järgi, et mulle mu sõbranna laenab. Ma pügan natukene versut, et mitte üleni. Et ma teen hästi minimaalse klippamise talle, aga tal on nii paks karv. Tal on nii paks karv ja see imelik koht, kus tal nii-öelda on haudunud või tal on kõõm, ma arvan, et see on sellepärast, et ta on natukene asümmeetriline, kuna ta kompenseerib trauma tõttu. Ja siis vastavalt tal nagu natukene hõõrub see koht. Ja pluss ta lamab tihti selle külje peal. Nii et minu parim panus on see, et ta on selle kinda ära lamanud, sinna on mingisugune niiskus läinud või mida iganes ja siis sinna on tekkinud mingisugune asi, mis ei lähe ära nüüd. Nii et ma pean ta anyway, kas või sellest kohast nagu ainult sellest kohast ära pügama ja vaatama, mis saab, aga kuna ta niikuinii tasapisi võiks töösse tagasi tulla ja ta räigelt higistab. Ma olen teda iga aasta püganud, isegi kui ta ei ole nagu väga suures töös olnud, sellepärast, et see on lihtsalt crazy, kui pikk karv tal on. Ja kuidas ma loodan, et ma oma Eestis visiidiga saan kõik need asjad korda. Ja muidugi just siis, kui ma jõuan Eestisse, Eesti ilm otsustab, et tal on vaja -+ kraadi mängu hakata mängima. Nagu ma saan aru, märts, et kevad ja särke-värke, aga ma nii lootsin, et ma saan veel kauem nautida Eesti nagu külma ilma ja lund. Ja apparently ilmataat oli mingi haha, jokes on you. Ja õhtul, kui me proovisime sadulaid, ta oli täiesti, ta kraapis, rammis, oli mingi üliimelik. Vaatasin talle otsa, ma ei tunne sind ära, ma ei ole ammu teda näinud, et ta niimoodi käituks ja varem see käitumismuster oli tema igapäevane käitumismuster. Ma olen mingi, ma päriselt ka ei viitsi. Nii et ma ei tea, mida ma pean temaga tegema. Ma ei tea, miks ta kassib niimoodi vahepeal. Kas sellest, et on palju rahvast või ma ei tea, pime on või tal sügelev või tal on ebamugav. Hobune. Ta on minu jaoks täielik müstika, ma ei ole veel ära tabanud. Nagu ta on minuga varsti 4 aastat. Reaalselt 2 nädala pärast on minuga, 4 aastat kokku. Ja ta on still müstika mu jaoks vahepeal. Täiesti teeb mingi out of this world asju. Kus ma vaatan talle otsa ja ma olen mingi, ma ei saa aru, mis sind triggeris. Nagu ma üritan, sest ma pidevalt üritan märgata mustreid, et aru saada, kust mis käitumine nagu tuleb, mis seda põhjustab ja kuidas ma saan seda ära hoida. Ma olen alati siuke olnud, ma olen oma eraelus selline, ma olen nagu tööl selline ja ma olen alati olnud hobustega selline. Ja ma ei saa sellest hobust, ta on räigelt huvitav karakter. See hobune on täielik müstika, ta siiamaani õpetab mind ja mõningaid asju ta ei õpeta mulle, ta lihtsalt üllatab mind, kellel on mingid karmad või mingid õppetunnid. Mul on pers. Siis homme uuesti minna ratsutama ja vaadata, mis ta sellest arvab. Wish luck to me. Talli ei ole nüüd vahepeal käinud. Või noh, ma tegelikult eile käisin, aga vers oli nii upset. Ma tahtsin temaga ratsutama minna, sest oli viimane päev head ilma. Sain aru, et ta on nii upset, et mul ei ole isegi mõtet nagu temaga midagi teha. Ma vahetasin tekke tal õhtul ja siis enne seda lihtsalt check-upisin ta peal või noh, check-upisin, et kuidas ta läheb. Ja ma tegin talle meshi natukene, ülivähe. Ja siis võtsin balance padid, et ma vaatan, kuidas tal täna seis on, et ma proovin balance padidega talle natukene trenni teha, teda ära puhastada. Ma saan talle massaaži või noh, mitte mina ei tee, vaid Aigi teeb. Ja siis äkki esmaspäeval minna, kui pinnas ei parane teise talli ratsutama maneeži. Ma ei tea. Et I have to figure that one out yet. Aga jah, nüüd ma lähen hobuse järgi. See on ta parema jala print, seda on päris hästi näha.
ja vasaku jala printi on ka, aga kuna me muutsime seda mitu korda, Vers, ma kohe tegelen sinuga, siis seda ei ole nii hästi näha. Tagajalgade panemine oli nagu 10 korda raskem, sest tal on üks jalg, eks ole, haige. Ja siis seda peab pessana panema ja siis selle järgi peab kõik ülejäänused, nii et see on paras challenge iga kord. Aga ta on, tibu. Vaata. Ja võtad saabast ja natukene painutad. Juu! Tagumistega lõdvestab paremini. Palun ma proovin korra eest, vaatan, mis ta arvab. Igatahes ma hakkan pügama Versut, ma lähen talle kohe järgi ja siis natukene klippan teda. Et meil on plusskraadid ja nagu ma enne rääkisin, et tal on paar probleemi kohta nii-öelda tekkinud keha peal, mida oleks vaja pügada, siis ma mõtlesin, et teeks talle Irishi või trace clippi. Eks näis, kuidas ta käitub ja kuidas läheb, aga jaa, et Eliise laenas mulle siin oma üliägeda klippamismasina. Nii et lähen kohe hobuse järgi ja siis vaatame, mis saab. Pügasin ta ilusti ära. Ei tea, kas siit on näha, aga need on siin punnid ja tibu, kohe lähed boksi mashiga. Ja I know. Me oleme nii kärsitud. Tibu. Et see siit. Ja sa tuleb öö juurest. Aga noh, it is what it is. Kena poiss on. Tere hommikust. Täna on natukene teistmoodi päev. Mulle helistas kell 8 midagi Claudia ja ütles, et tal on korraks abi vaja. Ühe case'i ülevaatamisel ruilas, et hobuse omanik vist ise on tööl või ei saa koha peal olla. Ja ta teades, et ma olen täna vaba ja ta on mingi, kas sa saad hobust tulla hoidma? Ja ma olen mingi, jaa, sest ma olen varem assisteerinud. No siis ma reaalselt assisteerisin, nüüd ma lihtsalt lähen hobust hoidma, aga I can do that. Obviously ma ei filminud seda, mis ma aitasin Claudiat. Sellepärast, et võrras hobune, särkvärki, aga I had so much fun. Kes ei tea, siis ma olen varasemalt käinud 3 kuu praktikal. Umbes oli see praktika 3 kuud ja see oli ka Claudia käel. Loved it. Mulle väga nagu meeldib kõik see veterinaaria ja anatoomia ja füsioloogia ja spordimeditsiin, et mulle väga meeldib see. Ma olen natukene õppinud ülikoolis nagu biokeemiat ja anatoomiat ja lihtsalt keemiat ka selle jaoks, et nii-öelda olla natukene rohkem informeeritud veterinaaria osas. Ma kunagi tahtsin ka kandideerida veterinaariks, aga jaa, see ei läinud nii, nagu ma tahtsin. But it's fine. Ma pean Versut veel pügama natukene, et nagu suurema selle, mitte trajektoori, vaid nagu suurema nurga all. Ma siin kogun ennast, joon teed, võtan fööni kaasa, sest ma probably lähen pesen teda veidiga sealt. Ja siis ma lähen pügan teda veel sutkene. Ma tahaks räigelt väikest klipparid, et tal osa põsest nagu ära lõigata või väikseid detaile teha. Aga mis ma Eliiselt võtsin, et see on hästi suur, mis teeb super hästi tööd ära. Eriti nagu paksu talvekarvaga. Ma ei kutaks ette, kui mul oleks nagu keskmise või väikse suurusega nagu klippamismasin. Aga sellega detaile teha ei ole võimalik. Tahaks nagu, et Vers regulaarselt hakkaks töösse tagasi tulema. Pügasin Versut sutsu veel siin pool, tegelikult ei oleks pidanud. Oi, mulle ei meeldi siin üks ülemineku koht. Teen selle kohe korda. Aga pigem selle poole pealt, sest ma ei tea, kui hästi siin on näha, aga vaadake. My poor baby. Ma üritan selle nüüd ära pesta. See kõik sügeleb tal 100%. Oi, ei ole hea. I know. I'm sorry, my guy. Siis ma pesen selle pügatud osa praegu ära.
ja vaatame, et äkki ta peab veel natukene pügamist saama, et sellest kõigest lahti saada. Ta siinpool teeb sükest asja jalaga. Pahandab natukene minuga. Vooristik. I know. Kas sa võid korraks olla? Ma unustasin kõik su asjad hot towelingu jaoks. I know, good sugar. See käeleb. Kohe teen sulle hot towelingu. Koristan. Tema seisab. Talle tundub see asi nagu päris okei. Tahaks niimoodi pidevalt käituda. Teate, kui tore siis oleks temaga tegeleda või? Ta täna millegi pärast päris närvitseb selle jalaga. Tupli! Ta täna millegi pärast päris närvitseb selle jalaga. Ja siis on see tupli! Tee töö! Ja näe päeva! Siis tuleb armastus, või seda vist ütles Tammsaare. Oi, ta tahab oma lakukivi, mis on suukorvis. Kusjuures ma tahan harjutada seda asja, et suukorvis on tal see horstliks ja siis ta nagu seisab sepa jaoks, aga mul ei ole siiamaani võimalust olnud. Jaa, need on lambad ju. Sa käid siin iga päev. Ta läheb ja tegeleb oma asjadega, sööb heina ja on ilus mees. Nii, ma muidu võtsin fööni ka kaasa, et kui kodanik arvab, et otsib süüa vist. et kui on vaja teda välja visata õue, et siis ma saan teda kiiresti ära föönitada. Mis on fucking naljakas, on see, et see hobune on fööniga okei, ta on klippariga okei ja sepa jaoks ei seisa. Ma olen teda harjutanud, ma olen temaga ülipalju mingisuguseid maatöö ja asju teinud. Ja ta ikka, lihtsalt nagu nope. Et jala tõstmine, tšau paka nagu. Also vaadake. Mul on nüüd kuldne komplekt, mul on sellised 3-osalised suulised kuldsed ja siis mul on kuldne otsmikur. By the way, ma parandasin selle PS of Swedeni südametega otsmikurihma ja mul on selle sama kollektsiooni südametega PS of Swedeni valtrap, nii et ma saan kunagi selle outfitina panna. See on malaseeb ja sellega saab päris palju asju teha. Et sellega me puhastasime Versuprei jalga ja saab erinevaid neid naha mingi asju. Aga alati, kui kasutate midagi, et siis tuleb konsulteerida nagu vetiga, et mis ta arvab, et mida võiks kasutada. Meile soovitati seda, nii et tegutsen, et loodan, et paari päeva pärast ei ole mitte midagi nendest punnides seal. Ja see lainer, mis tal peal on, ma ootan oma 100 grammi stekki parandusest, sest Vers tõmbas esimese ees nagu rinnakinnitused katki ja kui keegi on märganud, siis tal see ruuduline sinine tekk on ka eest katki ja ta on selle vahepeal siin tõmmanud täiesti puruks. Nii et mul on vaja see ka pärast parandusse viia, aga igatahes, kui see 100 grammine tekk tuleb, et siis ma saan selle laineri ära pesta. What a horse, what a horse. On lõppemas meie lemmikkarnakeel, nii et kui keegi juhuslikult wanna send funds karnakeeli jaoks, siis you welcome. Et aidata Versut rehaabi ajal. Ja I know. Ja see on see. Siia kõrva. I'm sorry.
Ma ei teagi, mida mul on rääkida. Vers on päris tubli olnud viimane aeg. Nagu tõsiselt väga hea. Claudia esimest korda nägi mu hobust rahulikus olekus. Ta teenindab meid peaaegu 2,5 aastat. Ei, varsti on 3 aastat. Sest mul on kohe Versu ostmisest 4 aastat täitumas. Claudia nägi, kui rahulik Vers oli ja ta oli mingi, kas tal on borrelioos? Meil on täna palju olnud nalja selle mingi puukide asjaga. Ja siis ta oli mingi, jaa, äkki su hobusel on borrelioos. Ma mingi ei. Ta paar päeva tagasi, kui haigi masseeris, ta oli täielik psühhopaat. Nagu tal episoodid vahepeal nagu juhtuvad olema. Et ta lihtsalt ei seisa. Aga nüüd siis oli mega rahulik. Claudia oli mingi, kas on ikka õige hobune? Ma mingi, jaa. See on Vers. Ta oskab käituda. Lihtsalt väga valikuliselt. Ja nagu inimestelgi tal vahepeal emotsioonid keevad üle. Ja siis ta ei suuda maha rahuneda. Nii et jah. Ma eelmine nädal pidin saama aminohapped. Ma tellisin 3 kilogrammi aminohappeid Versule hobuhooldusest. Aminohappete kompleks või aminokompleks Horseflexi oma kasvatas reaalselt mu hobusele 1 kuuga rehabilitatsiooni ajal takkoi lihased. Nii et nüüd Vers hakkab saama ilusasti oma aminohappeid, et kasvatada kiiremini, efektiivsemalt lihaseid ja et ta taastuks nii-öelda paremini. Või lihased taastuks paremini. Igatahes long story short, ma olen jälle keemiatädi, kes ostab üli palju lisandeid kokku. Tegelikult ta dieet on päris basic. Nagu ma lisan talle minimaalselt asju. Aga jaa.